Kaunist neljapäeva õhtut kõigile jalgpallisõpradele siit Lilleküla harjutusväljakult, kui kohe-kohe oleme alustamas esiliiga 13. vooru kohtumisega, kui omavahel on vastamisi minemas Tallinna FC Flora U21 võistkond abistamas Marto Kiisk ja Gerd Närsis, aga muru ka päris kvaliteet, aga siit on Elva esimene võimalus tekkimas, kus saab korralikule pealelöögile Bangura, Lani veel tõstab palli kasti ka, aga sealt veel tuleb katset ja Elva esimene pealelöök tänasest mängust on juba kirjas, kui veel edasi. No ruumi on küll, aga saab sealt veel pealelöök. Sai nüüd, Lani saab hakata tõusma, Koor on vasakul olemas, tuleb pall hoopis kasti. Kas jõuab seal Põltsar vahele ja nüüd on ikkagi pall lahtine ja kas siit nüüd tõesti lühike pall tuleb. Kavalalt Elva hetkel selle nurgalöögi lahti mängis, sealt läheb pall väravest lahti ka ja vasakul on olemas juba ka Eensalu. Aga lööb ta otse peale ja siit ka Floraga oma poolt kohe. Selline tunne, et selleni ta ei jõua. Siis ikkagi kohale pall ilusti jõudis. Nüüd on Bangural ja võimalus! Abubakar Bangura viib Elvasit 1-0 juhtima ja ilus pealelöök paremalt poolt tuli. Nüüd tuli ka siia otse võistkonna. Saame näha, kas erand kinnitab ka reeglit. Ja peaga saab proovida Piilja. No ütlesin, et ei, Flora ei õnnestunud. Nüüd Kukkonen saab pahasti haiget. Paltser proovib. Pall on ikka lahti, aga Kruus teeb teise sirutuse ka ja selle palli kätte saab. Elval nüüd ruumi on. Paju lööb peale, aga otse Ristnale sülle. Lehter. Vabandust, mitte Lehter. Laaneots. Peale löök ka. Põldsaarelt tuli. Elval peaaegu kõik mehed seal olemas ka. Laaneots! Aga hetkel natukene üle. Aga see ei ole veel läbi, enne kui see on läbi. Floral on veel võimalus. Paltser. Lani hetkel seisab ees. Paltser paneb palli kasti ja noh. Silme. Ja siit seda võimalust ei tulegi, kui Martti Pukk lõpetab selle kohtumise ja Tallinna FC Flora U21 võistkond siit